No nii, tere kõigile, Krista Raik siinpool. Küsisin eelmine nädal Instagramis siis nii-öelda YouTube'i content'i sisu, et millest võiks rääkida. Ja põhiliselt käis läbi 4 teemat, millest ma siis valisin välja esimeseks nii-öelda vlogi sisuks mental ettevalmistus suurteks võistlusteks. Nii, alustame siis kõigepealt sellest, et mida üldse tähendab nagu mental ettevalmistus või siis nii-öelda vaimne ettevalmistus, mida see tähendab. Minu jaoks tähendab siis seda, et ma viin ennast täielikku valmisolekusse võistluste eel ja võistluste ajal, et mu fookus oleks paigas. Enne võistlusi, vahetult enne võistlust ja siis võistluse ajal nii-öelda. Aga põhiliselt ikkagi, kui ma räägin siis vaimsest ettevalmistusest, siis minu jaoks tähendab seda, et see koosneb 3 peamisest osast. Üks on siis vaimne ettevalmistus konkreetselt, teine on füüsiline ettevalmistus ja 3 on siis mänguline ettevalmistus. Et need kõik aspektid või osad siis moodustavad kokku ühe terviku nii-öelda vaimsest ettevalmistusest. Alustan füüsilisest ettevalmistusest. Et minu jaoks füüsiline ettevalmistus annab mu vaimule selle tugevuse või teadmise, et mu keha on tugev, ta peab vastu ja selleks, et nii-öelda seda füüsilist ettevalmistust siis teha või siis, et viia ennast nii-öelda sellesse füüsilisse vormi, siis selleks on vaja trenni teha, eks ju. Nüüd teine on, ma ütleks siis mänguline ettevalmistus, mis tähendab seda, et alati enne suurvõistlust ma tahan võtta aega, ma tahan minna kuskile raja peale mängima, ma tahan tunnetada kettaid, ma tahan tunnetada oma visketehnikat, ma tahan, et mul kõik nii-öelda siis mänguline ja tehniline pool oleks paigas. Ehk siis see eeldabki seda, et tuleb minna lihtsalt raja peale kas mängima, et ainuüksi platsi teha ei ole päris see, sellepärast et võistlus ei toimu platsi peal sageli, või pigem ei toimu platsi peal, vaid võistlus pigem toimub kuskil raja peal, eks. Et sul ongi mingid fairway'd, mida sa pead nii-öelda, mille sa pead pihta saama. Ja see eeldab ikkagi ettevalmistust mängulises mõttes, et sa lähedki raja peale, sa teed raja peal viskeid ja siis loodad parimat. Ja mis ühesõnaga vaimne ettevalmistus. Minu jaoks vaimne ettevalmistus on selline asi, et ma viin kuskil nädal aega, ma arvan, umbes nädal aega enne suuremat võistlust, ma viin oma mõttelaadi sellele, et võistlus on tulemas. Ma hakkan sellele vaikselt keskenduma. See ei tähenda seda, et ma hakkan sellele nii-öelda pingsalt keskenduma, et see tuleb, vaid ma lihtsalt teadvustan endale fakti, et mingi võistlus on tulemas ja see aitab mul kuidagi aja jooksul siis rütmi viia või just viia fookusesse, et sellel päeval, et kui võistlus nii-öelda hakkab, et siis ma olen teadlik sellest, et täna on see võistluspäev. Ma olen selleks ette valmistunud, ma teadsin, et see tuleb ja see on nii-öelda esimene võib-olla etapp vaimsest ettevalmistusest. Teine ettevalmistus, pigem teine süke minu jaoks mental ettevalmistus on see, et ma lähen andma oma parimat. Ehk siis see on mu mindset, et ma lähen alati andma oma parimat. Et ma ei võta endale eesmärgiks mängida mingid numbreid. Ma olen seda teinud. Ma olen seda kunagi varasemas discgolfi karjääris teinud ja see lõppes pigem alati halvasti. Et mulle meeldib võtta mindset, et ma lähen andma oma parimat ja ma lähengi andma oma parimat. Selles suhtes, et olgu see mu parim siis mis iganes, kas see ongi nii-öelda suurem miinus, väiksem miinus või pluss või mis iganes, aga ma lähen andma oma parimat. Ja parim siis tollel hetkel saabki olla see, mis see parasjagu siis 18 korvilise rajaga või nii-öelda siis 18 korvilise rajaga välja mängid. Et see saabki olla sinu parim. Nüüd, mis ma mõtlen? Ja üks võib-olla siuke suurem
üks suurem vaimse ettevalmistuse osa on hingamine. Et see on nii veider, aga see hingamine on nii suur osa meie elust. Ja ongi samamoodi, et kui sa lähedki näiteks suurele võistlusele, sa tunned, et su süda vuperdab, kerge närv on sees, siuke väike kõdi on sees. See on okei. See kõik on okei. Ja ongi see, et näiteks kui sa lähed esimesele tiile viskama oma siis need avavised, kõige esimest võistlusviset, siis ma soovitan hingata. Et võta aeg, hinga sügavalt sisse, hinga sügavalt välja, võta oma aeg, keskendu, vii ennast uuesti fookusesse ja siis soorita, anna oma parim. Ehk siis need on võib-olla minu jaoks siuksed põhilised komponendid, kuidas ma ennast vaimselt ette valmistun. Ma mõtlen, kas mul jäi midagi veel ütlemata või kas mul tuleb äkki midagi kohe vahetult meelde. Kindlasti, muidugi. Ehk siis vaimse ettevalmistuse kindlasti üks suur osa on ka see, et enne suuremat võistlust mulle meeldib näiteks 3 tundi varem hakata nii-öelda soojendama. See ei ole nagu, kus ma ütlen, et ta ei ole nagu füüsilises mõttes siuke 3 tundi intensiivset soojendust, vaid see on see, et ma ärkan ülesse, ma lasen oma kehal ja vaimul nii-öelda vaikselt tööd teha, ma kohanen selle olukorraga, et mul tuleb võistlus, ma teen ennast soojaks, ma lähen teen võib-olla putti mingisugune periood, ma tahan, et mul oleks keha täiesti ette valmistanud. Eks ma võtan aega, minu jaoks on aja võtmine või see fakt, et ma võtangi aega, on üks hästi-hästi suur faktor selleks, et ma saaksin anda oma parimat. Vot selline mindset siis või sellised tarkused siis minu vaimsest ettevalmistusest. Et kui te saate sellest mingit tarkust endale võtta kaasa rajale, kasutage seda. Kui teil tekib mingi küsimusi, siis kirjutage kommentaaridesse, loeme läbi ja anname jooksvalt vastuseid. Nii et see on minu poolt kõik. Ma loodan, et see oli võib-olla huvitav kuulamine ja best of luck rajal. Näeme!